see siin on minu kaablirull ja sealt paistab Saaremaa, kust on päritud minu naine. No mina olen sündinud kasvanud hiidlane siinsamas koha peal ja see maja, kus me praegu oleme, see on minu ema kodu. Lõpetasin 7. klassi, edasi ma kooli pole saanud minna, sest perel pole raha olnud. Olin 3 aastat tööl ja läksin siis kooli. Praegune ettevõte tegeleb plastmast toodete tootmisega, elektrimaterjale, lüliteid, püstikupesasi, juhtmekõidikuid teeme ka pooltooteid. Norrast, Rootsi, Poolasse ja Saksamaale nüüd nendel tehastele, et selline pikaajaline töö meil on ja me ise nagu veame nad ka kõik kohale ja võib-olla see meie edu ongi, et meie tootel on kõrge kvaliteet, mis soovitakse ja meie tarne täpsused on väga täpsed. Asjad õigel ajal õigesse kohta. Soomlased tulid Tallinnasse otsima partnereid, kellega koostööd teha ja ega me sattusime samasse kõrtsu ja sama laua taha ja nii me oma käed lõime ja koostöö seal laua ääres sõlmisime. Siin minu selja taga on maja, kus MJP Nurst alustas oma tegevust ja esimeseks tööks olid upuliitilid. Mehe sõna maksis selliselt, et meil ei olnud 3 aastat paberi peal lepingut, vaid mehed andsid laua ääres käe, leppisid kokku ja nii see toimiski. Aga siis muidugi Soome toll hakkas huvi tundma, et peaks nagu leping ka olema ikkagi, kui ta midagi üle piiri vaatab. Ja siis tekkis leping ka. Kui niivesi võtta, siis Harri ja Johan tõid Hiiumaale 200 töökohta, mis täna on Hiiumaa suurim ettevõte. Täna ma olen ikkagi pensionär. See on mu põhitegev. Aga ma olen firma nõukogu esimees ja olen firma eluga kursis. Mul on 3 poega, need kõik pojad töötavad firmas ja aktsionärid ongi. Olen mina, on abikaasa, on pojad, on pojanaine. Nii see pereettevõte toimib ja ma arvan, et kui meie aeg läbi saab, ega need aktsiad pereringist välja ei lähe. Juht peab olema ikkagi selline inimene, kes arvestab seda, et tema palga sees on see, et kui keegi 200 töötajast ikka on ju, kellel see ei meelde tuleb ja lihtsalt saimab see võib-olla heast peast läbi, eks ole, et nii ei kõlba. Aga see ongi sinu palga sees. See inimlikkus on üks olulisemaid juhi omadusi. Juht ei tohi pidada veha. Vaata, minu järgmine ettevõtmine saab olla ainult üks. Isa-isad otsid 8 tamme lauda Pööningul.